Nii, räägi oma munast. Kui ma vaid oskaksin. Tegelikult, kui ka ma ise lugesin seda statistikat, et 2040 ja üldse midagi edasi, siis väga lootustandev see olukord, vähemalt statistika poolest ei ole siin Saaremaal ja üldse mujal väikelinnades Eestis, siis tegelikult koolis alles mõni päev tagasi ajalootunnis õpetaja palus meil grupid teha et kes umbes 10 aasta pärast kujutavad ennast ette Saaremaal, kes Eestis kusagil mujal ja kes välismaal ja üllatavalt paljud tegelikult plaanivad tulla tagasi Saaremaale ja mitte pensionipõlves, vaid juba päris palju varem. Ja ka mina kuulun nende hulka. Ja siis see muna, ma arvan, sümboliseeribki kõige rohkem seda, et kui me ka noored ära lähme siit, siis me tuleme oma kogemuste ja kogu selle pagasiga, mis me mujalt saame tagasi ja rikastame Saaremaad võimalikult värvikalt ja anname siia oma panuse, et kuidas Saaremaa edasine käekäik võiks siis kulgeda. Ja all need pärlid võiksid tähistada siiani juurdunud traditsioone, mis on siiski nii kinnistunud, et need ei muutu. Sinu nägemuses on Saaremaa väga uhke. Jah, igal juhul alati. Ja lendab ära ka mõnikord, eks? Võib-olla natukene vahepeal ja tõuseb lendu, sellepärast on ka see üks roosa sulg siin üleval, et see näitab meie latti, kuidas me oleme teistest peaaegu üleval pool. Meie saarlased oleme tegijad. Aitäh sulle!